tulemast tõepoolest kõik head kuulajad Tallinki naiskoori tähtsale pidulikule kevadkontserdile. Koor on teie ees. Sel aastal tuleb kevad teisiti, on kirjutanud klassikud. See oli juba aastaid tagasi, täpsemalt 5. detsember 2019, pärast seda, kui oli peetud suur juubeli laulupidu, kui oli üks seltskond inimesi, kes mõtlesid, ei tea nüüd kas sellepärast, et poole pealt lõpetati laulupeo piletite müük ära ja nad ei pääsenud lihtsalt väljakule kuulama, või nad pääsesid sinna, või nägid telerist ja mõtlesid, et olgu see viimane laulupidu, kus ma ei seisa kaare all. Mõeldud, tehtud ja nii naiskoor kokku tuligi. Alguses küll muide segakoorina, nagu ma olen aru saanud, mäletajad mäletavad, aga ju meestel oli midagi muud teha, aga siin on nüüd teie ees on üks kaunim kui teine, et kõik on hea, mis hästi lõpeb. Tõepoolest, uue laulupeoni sel ajal oli 5 aastat aega, nagu see laulupidude samm ikka käib, aga nagu me teame, et tegelikult läks uue laulupeoni natukene rohkem aega. Aga Covidist me Tallinkis rohkem täna ei räägi, sest seda pahandust ei jõua kokku lugeda. Ent ometi on selles ka miskit head, sellepärast, et kooril oli aega rohkem harjutada, mõelda enda olemise üle ja laulupeo tuules kokku tulevatel kollektiividel kipub olema alati nagu niisugune väike oht, et tullakse suure hurraa entusiasmiga kokku, nüüd me läheme järgmisele laulupeole, aga siis kusagil poole peal kipub see kett maha käima. Aga tänane kontsept on tõestus sellest, et seda ei ole juhtunud. Nii nagu muide juhtus rahvatantsurühmaga, kus mina käin. Aga sain uuesti keti peale, nii et me läheme tantsupeole. Aga tänasel kontserdil me püüame vähem sõnu teha ja laseme ehk muusikal iseenda eest kõneleda ja liigume võib-olla sinna nagu teekonna algusesse ja siis läbi nende aastate tõusude, väikeste mõõnakeste, mis käib ka ju koori tegemise juurde, eelseisva laulupeo poole, niisugused väikesed rosinad anname teile täna kätte, mida siis laulupeo programmist kuulda ja leida võib. Kontserdi me avame 3 looga, millega koor siis tõesti oma teekond omal ajal alustas. Kõigile lugudele on eksklusiivselt teinud seaded koori oma abidirigent ja kontsertmeister Andres Lemba. Ja enne kui ma ütlen dirigendi nime, siis ma ütlen, et laulude pealkirjad. Neid on praegu 3. 2 kuukiirt udos. Kas te teate seda laulu? Viimases jaamas kõlab ka tuttavalt. Ja lõpuks võib-olla natuke, mis tekitab segadust, aga tunnete ära kirsid, sõstrad ja tulbid. Dirigent Hirvo Surva! Nurdugu
tundub, et esimesest, ma ei tea, kas koera sabast on üle saadud, aga kontsert on käima tõmmatud ja võib-olla ei olegi siis nii halb, et see segakoor muundus ikkagi lõpuks naiskooriks, sest kuidas on öelnud klassikud? Segakooris naised laulavad, mehed segavad. Hirvo Surva! Me jätkame naiskooriga. Algusest peale on koorirepertuaaris olulisel kohal olnud isamaalised laulud. Ja 3 lugu nüüd järgnevalt Sind vaid kiidan, Ole minu üle uhke Eestimaa ja Üle Maarjamaa. Olge head! Sind vaid kiidan,
tõesti, laulmine võib olla niisugune tore harrastus, käia õhtuti pärast tööpäeva koos. Vahel on pime, sügiskuud mööduvad seetõttu kiiremini. Aga peale selle on laulmine ka üsna niisugune hariv tegevus. Me saame teada oma keha kohta näiteks üht-teist. Ja nii Hirvo ja Andrese kui ka häälesaade Kaia laulud. Kas Kaia on saalis? Just nimelt, kuidas töötab keha, kuidas töötab see hääleaparaat, dünaamikat, fraseerimist, modulatsiooni ja kõike, mis on laulmise juures muu oluline. Aga mitte ainult. On saanud näiteks ka selgeks, et laul algab algusest, otsast süüakse vorsti. Laulda tuleb naeratades, sest laulmine on õnnelik tegevus. Laulmine on meeskonnatöö, küsimus on panuses. Seda lauset pole Hirvo muidu kuulnud. Iga nooti vajutades on oht kõlada nagu kiirabi auto. Igas taktis ei saagi hingata, hinga kodus. Häält tuleb hoida liftis aktis. Naiskoor võiks mõelda lauldes, et ta on nagu seto naine suur sõlg rinnas. Või siis laulda tuleb häälega, muidu kõla nagu föönitajate kooril. Lauldes ei aita jõud, vaid tarkus aitab. Laulda tuleb häälega, see ei ole suur saladus. Ja kui kõik need tarkuseterad, kõik, mis on Kaia õpetanud ja mis on Hirvo käest saadud ja Andrese käest ja need kõik kokku panna, siis ei ole võib-olla isegi väga suur üllatus, et Tunamullu 2023 osales koor Eesti Naislaulu Seltsi 7. naise neidude kooride võistlu laulmisel, kus saavutati oma kategoorias auväärne 4. koht. Öeldakse, et 4. koht on jama, aga ei ole. Ja meenutame siis seda hetke, kui need 4. koht on antud ja meenutame seda 3 looga, mis siis selle kõrge tunnustuse tõid. Need on Ma tahaksin, Andres Lemba lugu. Kui mina hakkan laulema rahvaluule põhjal jälle Andres Lemba ja 3. vana hea laulu eestvõtja Mart Saaremäed. Rahvaviis Lõuna-Eestist. Kuulame siis meenutame. Oh
ja need ei ole ainult Tallinki töötajad, küll töötajaid Tallinkist nii laevalt, maalt, kõnekeskusest, aga lisaks neile ka Tallinki töötajate sõpru on kooris, endisi töötajaid, pereliikmeid, nii et üldiselt vist ei ole kedagi ära põlatud, kes vähegi laulu mõistada tahab. Aga nagu kontserdi alguses sai öeldud, oli kooril suur eesmärk pääseda sellele laulupeole, mis nüüd juba tegelikult poolteise kuu pärast meil ees seisab. Ja see eesmärk on täidetud. Ja sellepärast ongi meil väga sobilik ja hea see kontsert kokku võtta ja lõpetada niisuguste, nagu alguses lubatud väikeste vihjete või rosinatega laulupeo repertuaarist 6. juulil laulukaarjalt. Kõlab Heliseb väljadel, soleerib Jaanika Kuusik lisaks koorile. Vaata ja sa näed, sina oled kullatera ja Näio hääl. 4 laulu lauluvalt. Ave Maria,
sünnib. tema on ka meie koori vanem, ehk siis tegelikult meie kõigi ülemus. Nüüd tuleb laul Sina oled kullatera. Sul
See viimane oli muide Eesti rahvalaul Riivo Jõgi seotud Räpina kihelkonnast ja nagu räägitakse, siis lauludel sel korral on väga palju niisugust kohalikku murret ja murdekeeli kuulda. Nii, aga enne kui kõlavad kaks lisalugu, mis me välja meelitame, on nüüd aeg ka väikesteks tervitusteks. Me leppisime kokku, et üle veerand tunni keegi ei räägi. Kõigepealt palume Age ja või Paavo Tallinki poolt. Age ja Paavo. Hea koor, kui umbes 5 aastat tagasi see idee tõesti sündis, et sellest koorist võiks saada asja, siis eks mina vana kultuurnikuna mõtlesin, et no las nad laulavad, vaatame, mis neist saab. Aga seda suurema rõõm, kuhu te tegelikult tänaseks jõudnud olete, jõuda esiteks laulupeole ja laulda niivõrd kenasti, et seda on ilus kuulata, veelgi enam vaadata ja suur tänu teile selle eest. Ja ma loodan, et Tallinki koor mitte ei tähista ainult oma 5. vaid tähistab ka 25. ja 50. sünnipäeva. Nii et suur tänu teile ja kõigepealt siis koori vanem ja sünnipäevalaps. Aga saab sõna koor ise ja Tiina, ole hea. Mina olen oma annuse tähelepanu kätte saanud ja ma ei oska sellega üldse arvestada, aga olgu. Meil on olnud väga hea meel täna siin teie ees seista ja ma loodan, et teil on ka olnud tore. Aga meid ei oleks siin, kui meid poleks meie teekonnal mõned inimesed toetavad. Ja alustame algusest. Nagu Meelis rääkis, siis see koor sai alguse rahva algatusest. Mul on jube hea meel, et inimesed julgevad oma ideid välja käia. Ja mul on veel parem meel, et Paavo selle üles korjas selle idee. Rattad veerema pani ja kõige parem meel on selle üle, et Hirvo meie ette tõi, nii et Paavo saab uuesti püsti tõusma.
kui keegi teine siin ees oleks seisnud, aga keegi teine ei julgenud, arvestades kätte antud materjali, ilmselt unistada nii suurelt nagu tema, ehk et me ei lähe mitte ainult naiskoorina laulupeole, vaid me lähme valiknaiskoorina, mis tähendab 2 kontserti, enam-vähem 2 korda sama pikka repertuaari, kui on lihtsalt naiskooridel, ja 2 korda intensiivsemat harjutusperioodi seetõttu. Sa inspireerid meid, sa oled väga sihikindel, eesmärgile orienteeritud, jagad meiega oma toredaid lugusid. Aitäh sulle kõige sellest. Igal heal kooril peab olema üks klaverisaatja. Aga meil on vedanud, meil ei ole mitte klaverisaatja, vaid meil on kontsertmeister, abidirigent. Ja me sinule me oleme tänulikud selle eest, et sa oled lõputult laupäeva hommikul peetud oma kodus ja mänginud sisse partiisid, millega meie siis oleme saanud kodus harjutada. Ja loomulikult me täname kõikide nende ägedate seadete eest, mida sa oled meile teinud. Aitäh! Aga üks väga hea koor ei saa hakkama ilma hääleseadjata. Sügisel liitus meiega Kaia Urb, kellega me olime enne niimoodi põgusalt tänu oma headele sõpradele ERR-i segakoolis kokku tulnud. Siis ta tundus meile äge naine olema. Tänaseks me teame, et õigus on neil, kes ütlevad, et ta on intensiivne. Kaia on sundinud igas proovis tulema välja oma mugavustsoonist, on nihutanud meie piire ja pigistab kivist ka meie välja. Palun jätka seda. Jaanika Kuusik oma imeilusa häälega ja Karl Jõgi viiulaja. Ja viimasena, aga mitte kõige vähem tähtsana, me tahame tänada Meelist, kes tuli kenasti ohjes hoidis. Ja loomulikult aitäh meie perekondadele, kes on meid toetanud, kes ilmselt oma emade ja elukaaslaste partiid on ka selgeks saanud ja ma loodan, et laulsid täna kaasa. Meie sõpradele, tuttavatele, kolleegidele, kes on viimased 2 kuud umbes närinud küüsi ja küsinud, no saite siis sinna laulida. Ja kõigile teile, kes eelpool toodud kategooriatesse ei kvalifitseeru, aga olete täna saanud siia tulla. Aitäh! Tuleme mikrofoni juurde, kui te teised ei kuule. Või juurde kõva hääl? Ei. Päris kõva hääl. Sa oled ka koorilaulja. Aga tere. Mina tulen ja toon teile tervitusi ja õnnitusi Rahvusraamatukogu naiskoolilt. Küll ise juba täna hommikust lennu Londoni poole, et sinna viia samuti ilusat naiskooli laulu. Aga ma pean ütlema, et sellest, millest nad täna siin viimati, on neil küll väga kahju. Kui nad sealt Londonist nüüd ükskord tagasi tulevad, siis ma neile ütlen, et oli üks imearmas, imeilus, üks vägev naiskooli kontsert.
suud magusaks ja palju õnne! Mina esindan siin täna Eesti Naislaulu Seltsi ja Eesti Naislaulu Seltsi poolt soovin koorile eelkõige palju õnne. Soovin koori vanemale palju terve õnne ja soovin teile Eesti Naislaulu Seltsi poolt jätkuvat laulurõõmu ja samamoodi nagu varasemalt siin kõlanud, ma loodan, et me kohtume teiega 50, 20, 30 ja nii edasi aastate pärast. Elagu Eesti naised! Palju õnne! Muusikaalistiku rahvapäevana juhataja kahjuks ise ei saanud tulla, aga ma arvan, et koostöötaja piisab ka sellest tööd väga hästi. Angela palus edasi öelda, et tal on alati hea meel, kui te meie juurde tulete, miks ma lutma hakkan. Ja ma loodan, et me kohtame uuesti aprilli ära, sest me loete meie kontserti käega hea. Muidugi meie aastad on 79 aastat ja ma loodan, et me saame teiega ka koos ka välja. Kalevi Kammerkooril ja Tallinna Naiskooril oli üks väga-väga tore ühine kontsert, mis ma arvan, et see oletas teie esimene hooaeg. See oli üks jõulukontsert, kus meie kool oli olukorras, et dirigent oli kusagil Saju saartel, aga asendusdirigent oli olemas. Ja asendusdirigent meid kokku tõi ja selle oli ainult hea meel, nii et kui kunagi peaks juhtuma, et teedirigent on Saju saartel, siis kõik olen parem. Aga nagu ütlesid ka eelkõnelejad, siis see 5 ei jää kindlasti viimaseks, tulgu 15, tulgu 25, tulgu 55, jõudu, õnne, sära ja sihilikkust. Ja positiivselt. Nii, tundub, et registreeritud sõnavõtte ei ole, registreerimata ka mitte ja nüüd ongi siis see hetk, kus me teeme selgeks, kes on tõeline eestlane. Kes pisarad teeb ühi, järgneb 2 loo jooksul, seda järgmine mõtlema, nii edasi. Kõigepealt jälle on ju lauluga repertuaaris ja mulle kirjeldati selline suur laul, Olav Ehale Elo Tungal on autoriks ja lõppu ta lendab mesigu poole, teeb saati on küll. Sina